Täna räägin siis niidi jätkamisest. Siin on näha siis niit, mis on saanud pulga pealt otsa ja ühtlasi olen ka kerinud juba uue niidi uue pulga peale, et seda siis siia ühendada. Üks variant oleks sõlme tegemine, aga sõlm jääb pitsi sees läha ja meie eesmärk on siis seda pitsi sisse tehtud jätkamist võimalikult vähe nähtavaks teha. Selleks teen ma siis uuele nõelale ühe väikse sõlme ja panen selle natukene kaugemale siia olemasolevate nõelte külge, kinnitan ta ära. Seejärel ma selle teise otsa, mis on ühendatud, teen samuti sõlme. Mul on see niit hästi lühikeseks siia jäänud, et kui see niit on natuke pikem, saab siia teha ka nii-öelda lipsu, aga praegu, kuna mul on ta nii lühike, siis ma teen siia umbsõlme ja siin on kahekordselt siis seda sama niiti ja nüüd ma teda siin niplangi edasi umbes nii, et see uus niit ja vana niit jookseksid paralleelselt kuskil 1-2 sentimeetrit, et alla ühe siis ta jookseb vajub välja ja kui väga palju pikemalt ei ole ka vaja teda siia panna, sest et siis jälle tekib see olukord, kus niit jääb näha pitsi sees. Et praegu mul siis läheb ta siit paari sentimeetri kauguselt, ma vaatan tunde järgi, kui pikalt ma teda siin kahekordselt niplan. Et mul on siin väga hea pind praegu sattunud, et linane pind, kus tõepoolest väga palju näha ei jää, palju teda siin siis ühekordselt on ja palju kahekordselt on. Nii, panen siit jälle nõela ja tulen veel pool rida tagasi, et see tõesti ei jääks siis näha. Nii. Ja nüüd ma olen otsustanud, et aitab küll kahest paralleelsest tulemisest. Võtan siit sõlme uuesti lahti. Loodame, et see tuleb siit ilusti, et ma ei lõhu ära niiti ja see sõlm ei ole väga tugev. Näete, see on siis see teine ots, mis siin jäi ja selle ma panen siia nõelte vahele jälle ja ongi mul see üks ja ainukene pulk siin siis ühendatud ja nüüd ma edasi niplan niimoodi, et ongi nähtamatu see osa. Edasi ma panen nüüd video küll kinni, aga niplan siit seda jupike maad edasi ja kui mul on siit tagant ta piisavalt välja tulnud siit, siis ma näitan teile, kuidas ma selle juba maha lõikan, niidi otsad siis. Ja kui pits on siis piisavalt pikk, niimoodi, et siin olevad niidid on siis välja pitsist juba tulnud, siis on paras aeg nad maha lõigata. Et selleks on vaja siis hästi terava otsaga kääre, tõesti selliseid, mis siit otsast lõikavad ja lõikama peab siis pitsilt nii lähedalt kui vähegi võimalik, aga ärge lõigake pitsi katki. Et ettevaatlikult. Näete, siit ei ole nähagi, et oleks midagi jätkatud või et oleks siin olnud vaja. Et see siis oligi, kuidas jätkata kõige lihtsamini ja kõige ilusamini niiti.